Juhtimisaju on TTÜ-s iga aasta toimuv juhtimiskaasuste lahendamise võistlus. Selle võistluse keskmes on tegelikult üliõpilased. Üliõpilased, kellele antakse kätte probleem, millele nad peavad leidma lahenduse. Ja nagu nimestki tuleneb, siis see probleem on juhtimise valdkonnas. Järgnev video räägib teile lühidalt, miks ka sina võiksid sellest võistlusest osa võtta, koos oma sõpradega siis. Mis sellest kõigest sulle kasu võiks olla? Kaasuste lahendamine on õppevorm, mis sai alguse Ameerika Ühendriikidest Harvardi ärikoolist. Sellest ajast alates on tudengid üle terve maailma arenenud, lahendades lühikesi probleemi kirjeldusi ehk kaasuse. Kaasuse eesmärk on tudengitele võimaldada praktikale nii lähedane õppevorm kui võimalik. Ehk teisisõnu, kaasus on mingisuguse juhtimisprobleemi lühike kirjeldus. See on kirjeldus, mis sisaldab nii detaile, valikuid, emotsioone kui palju muud. Ja tudengi ülesandeks on kogu selle informatsiooni põhjal pluss oma varasematest teadmistest, teooriast ja lihtsalt loogikast jõuda kaasuse lõpus kirjeldatud probleemide lahendusteni. Nii lihtne see ongi. Juhtimise ja võistlusest osavõtmine on tegelikult väga lihtne. Esimene kõige tähtsam ülesanne, mis teil eel seisab, on võistkonna kokkupanemine. Võistkond teatavasti võib koosneda 2 või 3 liikmest ja nende liikmete puhul kehtib ka tingimus, et nad peavad olema Eesti esimese taseme üliõpilased. Ehk siis kas bakalaureuse või diplomiõppe üliõpilased. Kui võistkond koos, siis järgmiseks ongi tarvis lahendada ära eelkaasus. Selleks minge koduleheküljele ttu.ee/juhtimisaju. Klikkige siit menüüst võtta osa ning kogu vajalik informatsioon on teie jaoks siin ka olemas. Soovitan teil esimeses järjekorras täita ära registreerimisvorm, mis üldjoontes on puhas formaalsus. Siin panete kenasti kirja oma võistkonna liikmete nimed, nende ülikooli erialad ning koondnimetused ära üle võistkonnale ja ka väikese võimaluse teiega ühendust saada kas e-posti või kontakttelefoni näol. Lahendamise kõige keerulisem osa on tõenäoliselt eelkaasuse endaga töötamine. Eelkaasus on sellel aastal 10 lehekülge pikk, millest küll ei maksa ära kohkuda, sellepärast et enamik sellest on tegelikult taustainformatsioon, mis teid tingimata ei pruugi lahendamise juures otseselt aidata. Sellepärast soovitan esimeses järjekorras scrollida kaasuse lõppu, kus on välja toodud ülesanne, ehk siis see, millele te peate vastuse andma oma lahenduse käigus. Ülesanne on siin välja toodud esimeses punktis, aga seda täpsustavad küsimused on antud ka järgmise 3 punkti jooksul. Vormistage oma kaasuse lahendus nii mitmel leheküljel, kui teil endale tundub olevat pädev. Ja kui te arvate, et olete sellega valmis saanud, siis ongi tegelikult jäänud ainult üks väikene asi veel. Ehk siis tuleks oma mõlemad ankeedid, ehk siis nii kaasuse lahendus kui registreerimisvorm teile panna aadressil madistalmer@gmail.com ja sellega oletegi te ennast võistlusele registreerinud. Kõike seda tuleks teha enne 15. aprilli või kui täpne olla, siis 15. aprill võib seda veel ka jätkuvalt teha. Paar päeva pärast võistlusest osavõtmist antakse teile ka tagasisidet selle osas, kuidas teil läks ja ka selle osas, kas te pääsete 23. aprillil toimuvale lõppvõistlusele TTÜ-s või mitte. Osalejate kasu juhtimise ajal osavõtmisest on tegelikult väga mitmepoolne. Esiteks on kasu kindlasti materiaalne, sellepärast et esimesele 3 võistkonnale on välja pandud rahalised auhinnad, mis ei ole sugugi väga väikesed. Pluss tööandjate juures on juhtimise ajal hästi esinemine või üldse osalemine alati olnud kõrges hinnas. Teiseks ja tõenäoliselt ka veel olulisemaks põhjuseks, mis juhtimise ajast osa võtta, on nimelt see, et juhtimise ajal kohtud sa teiste omaealistega, kellel on väga tõenäoliselt ka sarnased huvid nagu sinu. Juhtimise aju on klassikaliselt olnud Eesti kõige eredamate bakalaureusetudengite kokkusaamine. Veelgi tähtsamalt ehk, aga võimaldab juhtimise aju sul enda taset
enda teadmisi nende teiste säravate tudengitega võrrelda. Ehk teisisõnu, juhtimisaju on koht, kuhu tulla saadamaks kogemust, pakkumaks teistele kogemust ja omandamaks laiahaardelist tarkust.